Karbist välja video veel kord, sest eelmine kord oli üks väike ebatäpsus seoses selle membraani kaitsega. Siin vale pidi tagasi pandud sinna. Siin on karte, mingi kott, päris kena, ingliskeelne juhend, eestikeelne tuleb kohe tükki igast välja, samasuguse raamatuna. Ja siin on tihendid, aktiveerimise unit, üks lisarõngas, teine rõngas on siin sees, pudel ja akulaadija. Ja siis kõigepealt esimene asi tuleb see membraani kaitse maha võtta, et membraan ära ei kuivaks, on siin selline membraani kaitse ja siin on vesi sees, et keegi ei ole seda varem kasutanud, aga lihtsalt see membraan ei tohi ära kuivada. Selle niimoodi siit välja, keerad korgi tagasi. Nüüd järgmise ma räägin võib-olla ära selle aktiveerimise, et vaidud üks kord on sinine, mis tähendab 5 korda aktiveerimist, roheline tähendab 7 korda aktiveerimist ja 3. kord hoitud läheb kinni siis. Siis tuleb lihtsalt 7 minutit oodata, kui see roheline tuluk ära kostub. Tavaliselt on praegu 2 korda 7 minutit, 3 korda 7 minutit võib ka teha, aga 4 korda on juba nagu ohtlik, et võib korgi puruks lüüa. Et on juhtunud. Nii. Ja siin taga on laadimise koht, mis on tavaline USB ja mini-USB juhe. Siia läheb mini-USB nagu murlat laadida. Ja ma võtan seda läksus näitan ära ka selle. Et siin on sellised pistlik, siia läheb USB juhe. Ja siin otsas on mini-USB juhe, mis läheb kenasti siia. Ja laadimine on niimoodi, et kui nüüd roheline tuluka siin aktiveerimise ajal hakkab vilkuma, siis märk sellest, et on aku tühi ja siis tuleb panna ta laadima ja tavaliselt laeb mingi 2 tundi ja kui laadimise ajal aktiveerid, siis see roheline tuluka siin vilgub ja kui ta ei aktiveeri, siis punane tuluku vilgub edasi-tagasi ja kui see punane tuluk põlema jääb, siis on aku täis laetud. Üldiselt mingi 10 korda saab aktiveerida ühe laadimisega tavaliselt. Nii, ja siis siia peale läheb siis see pudel. Nii, ja siit see kork läheb ära kenasti. Korgi tihend sees. Üks asi, mida ma tahaks veel rääkida natukene, on see, et siin on sees on väikene tihend, et seda peab vaatama, et see siit paigast ära ei lähe, et kui ta oma sellest randist välja tuleb, et siis võib, kui sa seda pudeli peale keerad, siis võib läbi anda siit ja samamoodi seda ranti peab vaatama, et ta läbi ei tule. Ja siis sinna all on veel üks tihend, näed, et see ongi praegu nagu näha, on siit randist natuke välja tulnud, siis 2 sõrmega lükkad selle ilusti tagasi siia, et see on koht, kus tavaliselt võib lekkida. Ja lükkad selle tagasi ja siis keerad selle peale, siis kontrollid veel selle sisemise tihendi üle, et oleks siin oma randi sees ja siis selle ka veel üle, et on siin ilusti randi sees. Nüüd siis pudel peale, natukene aeglaselt jõuga kinni keerata, et ühtlase jõuga, et ei keera neid tihendeid nagu paigast ära. Ja siis ei olegi muud kui vesi sisse. Üldiselt on soovitav kuskil kehatemperatuuriga soojast 36–39 kraadi tagasi vaadata. Vett teha, et see on nagu kõige parem kehale. Siis kord kenasti peale ja siis paned aktiveerima 7 minutit. Siin on näha, kuidas ühtlased kenad mullid tulevad. Vaikne surin käib. Nii. Võitame selle välja. Nii. Mis siis veel rääkida? Puhastamine. Et põhimõtteliselt peab iga nädal korra sidrunhappega seda puhastama. Paned 25 grammi sidrunhapet siia sisse ja lased tal sidrunhappega siin sees, lahustad nagu ära ja kui ta on soovisi, kuni 50 kraadi võiks olla. Manuala järgi ta kannatakse välja isegi vist 80 kraadi. Ja siis lased 2 korda talle 7 minutit aktiveerida ja selle aktiveerimise käigus ta siis sulatab selle katlakivi ära. Ja üldiselt see katlakivi on nagu katlakivid saab kontrollida siit, et kui need aukesed siin hakkavad olema ummistunud või ei paista läbi enam, siis on katlakivi täis, tuleb puhtaks teha. Nii. Ja üks asi veel, siin all on
nagu jääkveepaak ja siia koguneb siis nagu jääkvesi, kus on sees osoon, hapnik ja klorain. ja siia tekib ka veel, kui on vesi väga rauane, siis jääkvesi on täiesti pruun. et see foto on mul ka Facebookis olemas. siis kui see jääkpaak täis saab, siis tuleks see siit lahti keerata, välja valada ja nüüd olenevalt vee puhtusest, kas seda jääkvett tekib rohkem või vähem. et see oleneb sellest nagu. ja siis on üks huvitav asi veel, et siin all on väike nublakas, mis siit jääkveepaagist, kui see laua peal on, kenasti siis natukene paar miljonit alla vajutatud, et selle kaudu tuleb see jääkveepaagi gaasirõhk välja. et kui näiteks autos seda teha, siis peaks selle sõrme siin peal hoidma, sest muidu ta hakkab suhteliselt nagu vilistama. ja nagu sa siit selle gaasi välja lased. nii, siis on üks nipp on veel, et saab kasutada Eviani pudelit ja Eviani pudeli keere see kenasti sobib. et üks nipp on siis nagu nii, et paned selle, et kui sa nagu reisi peal oled, et siis ei võta pudeleid kaasa, vaid ostad näiteks Statoilis ainult Eviani pudeleid ja keerad siis Eviani pudeli otsa siia. ja saad seda vett kenasti teha. näitan jälle, kuidas see otsa käib. nii, püpsti ja aktiveerime. ja plastikveepudeliga võiks, poole liitrist võiks vähemalt 3 korda aktiveerida, et see plastikil annab natukene paisuda ka. et ei ole nagu oht, et midagi siin plahvatab ka nagu kork või. et ma tavaliselt teengi seda 3 korda, aktiveerin poole liitrist. et siin on rohkem vett ka, see on ise 350 milliliitrit, aga siin on 500 milliliitrit. ja nüüd ma vist olengi kõik saladused ja nipid ja tarkused ära rääkisid. et head kasutamist.